Marianne, töötan Go to Place ja Nopes inimeste kultuurijuhina. Olen siin töötanud juba 7 aastat. Ja mul on saladus sulle. Kui me räägime peresõbralikkusest, siis me tegelikult räägime töötajasõbralikkusest ja meie jaoks on see tegelikult töötajasõbralikkus ongi selline natuke nagu inimkesksem ja natuke laialdasem, arvestades kõikide inimeste erinevaid soove, vajadusi, muresid ja ka unistusi. Et meil inimesed on väga julged jagama neid ja me alati proovime neid ellu viia. Näiteks on meil väga mitmed inimesed käinud kaugtööd tegemas, kas siis talvel et sooja kliimat nautida või lihtsalt mõni periood veeta mõnes teises kultuuriruumis. Ja mis meid veel iseloomustab, on see, et me saame väga hästi omavahel läbi. Et meil on väga palju ühisüritusi ja me proovime neid teha ka mitmekülgseid ja erinevaid ja me teeme neid ise alati, et ise korraldame iseendale. Ja see on kindlasti ka üks selline võtmekoht, sest meil alati tulevad need üritused ja koosviibimised, olengud väga mõnusad välja ja me ei ole siiani erinevaid professionaalseid ürituste korraldajaid kaasanud, et oleme saanud ise hakkama ja kui me ükskord isegi tegelikult ühe ettevõtte suvepäevade raames kaasasime professionaalse tiimimängu korraldaja, siis ta ütles meile kõrvalt vaadates ka, et ta pole näinud sellist ühtehoidvat ja loomingulist ja ägedat seltskonda enne. Ja me saime sellest veel rohkem indu juurde ja oleme sarnaseid mänge tegelikult ise ka endale hiljem korraldanud ja nad on väga positiivse tagasiside saanud. Et selline hea omavaheline koostöö ja läbisaamine loob tegelikult eeldusega ka tööalaselt väga heaks läbisaamiseks ja koostööks. See omakorda loob edu ka ettevõttele äriliselt. Andres, ma olen tarkvaraarendaja. Ja mis mulle Go to Place meeldib, on see on selline inimlik ja mõistev suhtumine töötajatesse, et ei ole mingit bürokraatiat, mingid ranged reeglid, vaid lihtsalt lähtutakse hästi niimoodi praktiliselt, mis on vaja, kus on vaja, mida on vaja, mida ei ole vaja. Ja, töötajatesse suhtutakse inimlikult nagu oma tuttavasse sõpra, kuulatakse. Kui keegi tuleb mingi ideega välja, siis juhul ei öelda lihtsalt, et ei, me ei tee seda, vaid enamasti on, et isegi kui on võib-olla suurem ja hullumeelsem idee natuke, siis pigem on see, et aga eksperimenteerime, katsetame, ma ei tea, võib-olla mingis väiksemas mahus, vaatame, kuidas see töötab ja soodustatakse sellist töötajate oma algatust, et on eraldi olnud meil sellised projektid, programmid, kus pannaksegi tiimid kokku, et nuputage, mis probleemid on, mis võiks paremini olla ja sealt on paljud sellised väga põnevad algatused tulnud. Üks väga lihtne asi on, et kes on 3 aastat töötanud, saab aastas ühe nädala puhkust sisuliselt juurde. Töövaba nädal on selle nimi. Ja oleme mõelnud näiteks uue töötaja onboardimisele või sisseelamisele ja seal on meil tekkinud selline buddy-süsteem. Uuele töötajale määratakse nii-öelda üks semu, kes on siis tema põhiline kontakt, et see uue töötajana ei ole lihtsalt nagu ära eksinud, et kelle poole ma nüüd sellega pöördun, kelle poole ma sellega, mis ma teen, kus ma olen, vaid sul on alati üks kindel inimene, kes siis nii-öelda hoiab kätt, juhatab sind õigete inimeste juurde, aitab kontorisse sisse elada ja jälgib, et sul oleks kõik hästi. Tere, mina olen Siim, ma olen Go to Place töötanud 4,5 aastat. Go to Play peresõbralikkus jäi mulle silma juba minu kõige esimesel tööpäeval, kui ma siis ajaarvestuse rakenduses nägin, et üheks võimaluseks on panna kirja aeg lapsega mängimiseks. Et sel ajal mul endal veel last ei olnud, aga juba oli aru saada, et meelsus on pere suunas. Ja seda ma olen selle 4,5 aasta jooksul ka kõvasti tundnud. Ma tahaksin välja tuua paindlikkuse ja kaugtöö võimaluse, et paindlikkuse mõttes me saame ise oma tööpäeva sättida, et meil ei ole kellaajalist 8-5 kontoris olemist, vaid saame enda järgi sättida ja lapsevanemana on see väga suur pluss. Ja lisaks oma endast kogemusest paar aastat tagasi sügisperioodil 2 kuud ma viibisin Hispaanias koos oma perega
ja pool sellest ajast ma tegin kaugtööd ja ettevõte võimaldas siis enne Hispaaniasse siirdumist, tegi kõik vajalikku, leppisime kokku mingites punktides, mida jälgida ja kuidas see töö suurepäraselt õnnestuks ja siis ka pärast tagasi tulles arutasime läbi, nii-öelda tegime retro, et kuidas see kogemus oli ja sai seda ka teistega jagada. Ja mis on hästi tore, on see, et seda võimalust on meil ettevõttes väga paljud kasutanud, et kes on olnud pikemalt Saksamaal, Kanadas, Tšehhis, et neid võimalusi või kohti, kus inimesed on käinud, on palju. Ja kolmanda punktina ma tooksin välja meie suurepärase kontori, et see on väga mõnus töökeskkonnaks, aga teisest küljest ka suurepärane võimalus pärast tööd vaba aega veeta ja meil kõigil on tegelikult võimalus siin kontoris ka oma üritusi korraldada. Et olen mina korraldanud oma sõpradele ühise filmi vaatamise ja olen osalenud oma kolleegi sünnipäeva siis õhtujuhina.